Kallis Isa taevas, me täname sind, et võime olla siin. Ja täname sind kõigi nende eest, kes on käinud sinu teedel, kuulnud sinu kutset ja vastanud sellele juba enne meid. Selle ajaloo jooksul, Isa taevas, me täname, et sa oled kinkinud võimsalt oma armu siin kandis. Ja seda on massiliselt vastu võetud ja see on tulnud õnnistuseks, nii nagu sinu sõna ütleb. Palume, anna meile ka täna oma valgust. Valgusta ja täida meid oma vaimuga, sest inimliku tarkusega ei jõua me kaugele. Võime minna üldse vales suunas. Issand, õpeta sina meid ja me tahame õppida. Aamen. Rahu Jumalaga või sõda Jumalaga päris sõjaks meie hulgas siiski ilmselt ei lähe. Sõda käib küll, Henok rääkis sellest väga hästi juba. Sõda käib nende asjade vastu, mis on meile olulised, Jumalale olulised ja mida tahetakse hävitada, aga meie oleme ka teatud mõttes sõjas küll, aga mitte Jumala vastu, vaid tahame olla sõjas Jumala poolt. On see nii? Usun, et muidu me ei oleks täna siin. Rahu Jumalaga. Ja teise teemaga siin samas sellega seotud rahutus Jumalaga. Mitte sõda, vaid rahutus. Ja hakates järjekorras jagama mõtteid, mis sellega seoses mul tekkisid, kõigepealt räägime rahust üldiselt, kõige üldisemas mõttes. Rahu on inimese heaolu üks kõige olulisemaid tingimusi, eks ole. Kui me saame rahulikult elada, siis see on suurepärane asi. Ja kui rahulikult elada ei saa, sul võib palju häid asju olla, aga sa ei tunne ennast hästi. Ja rahu üks oluline joon on see, et see on seotud omavaheliste suhete ehk läbisaamisega. Kui suhted on head, siis on rahu majas. Tunned ennast hästi ja turvaliselt, on ju nii? Kui suhted on halvad, mängus on isekus, agressiivsus, katsed üksteist ära kasutada, teiste arvel kasu saada ja kõik muud niisugused asjad, see teeb rahutuks, eks ole. Siis on kõik pinges, närvid krussis ja tüli on majas. Ja võib minna ka sõjaks, kui juba sõjast rääkida. Kui üks pool on rahumeelne ja teine rohkem ründaja, siis see rahumeelne on tihtipeale kannataja, kellel tuleb hoolega jälgida oma sõnu ja tegusid, aga see jälgiminegi ei pruugi aidata, sest mõlemaid annab mõista ja tõlgendada valesti. Selle eest hoolitseb üks tume jõud, kes oma nägu ei taha näidata, aga oma ideesid süstib küll kõigile, kellele saab. Nii et rahu ja rahutus on meile väga tuttavad asjad kõikides igasugustes suhetes, ka kõige lähedasemates. Sõbrad võivad tülli minna, abikaasad ei saa üksteist usaldada, töökohtades tekivad probleemid ülemate ja alluvate vahel, kuni riikide vaheliste suheteni ja sõdadeni, laussõdadeni välja. Rahu ja rahutus. Rahu on meile siis oluline, eluliselt oluline, aga selle leidmisega ja hoidmisega on probleeme. Miks? Eks sellepärast, et inimeste üldine patusus mõjutab meid kõiki otseselt ja siin me ei saa ütelda, et osa inimesi on nüüd täiuslikult rahus ja teised ründavad, vaid sellest rahutusest on osa meil ilmselt kõigil. Ja see mõjutab paratamatult ka inimeste suhteid, see üldine patusus, nii omavahelisi suhteid kui ka suhteid Jumalaga. Ja enne kui rääkida suhtest ja rahust Jumalaga, tulebki rääkida omavahelistest suhetest, sest paraku on niiviisi, et kui omavahel hästi läbi ei saa, siis ei saa Jumalaga ka hästi läbi. Selleks, et me võiksime omavahel hästi läbi saada, on Jumal meile varunud 2 head võimalust või vahendit. Üks on andeks palumine, oma vigade tunnistamine, teine on andeks andmine, andestamine. Sealt see tuleb, aga
need asjad algavad tihtipeale lähedaste vahel, abikaasade vahel, sõprade vahel, kaaslaste vahel ja ka usklikudel omavahel. Sest kõik päris ei mõista usuasju ühtemoodi ja sealtki tuleb rahutus ja tülisid ja päris suurigi üksteise hukkamõistmisi. Me oleme oma loomult isekad, usklikud inimesed ka, rohkem või vähem. Paljudki on ka vägivaldsed, on valmis kasutama ükskõik mis vahendeid selleks, et ennast kehtestada ja oma eesmärke saavutada. Tihti püütakse saavutada teiste arvel neid oma eesmärke, neid ära kasutada, oma õigust taga ajada või õigust väänata nii, kuidas endale kasulikum ja Jumala tahte asemel oma tahet maksma panna. See on elu, mille keskel me elame. Elame ka kristlastena. Nii et enne kui räägime rahust, peame paraku rääkima rahutusest. Me elame maailmas, mis on rahutu maailm, kus on väga palju igasuguseid vastuolusid ja probleeme. Ja kui me nüüd küsime, kust see rahutus tuleb, miks neid vastuolusid nii palju on, siis neid on terve rida, üsna palju. Üks on isekus, enesepidamine teistest tähtsamaks, soov teisi ära kasutada, minnakse isegi nii kaugele välja, et petiste üks loosung on, et lollidelt tulebki raha ära võtta, nagu nii jäävad sellest ilma. See näitab patususe sügavust sellisel puhul, aga mitte alati ei ole see nii avalik ja varjamatu. Teistest üleolemise soov, uhkus lihtsalt. Sina ei tea, sa ei ole nii tark kui teised ja nii edasi. Kõige selle üldiseks nimetuseks piiblis võime nimetada õelust. Oleme piiblit lugedes seda sõna kindlasti kohanud. Ja igasugune õelus ja kurjus välistab rahu. Kus õelus ja kurjus ja niisugused soovid tulevad sisse, seal ei saa enam rahu olla. Ja 157. peatükis salmides 20 ja 21 ütleb Jumal oma sõnas, aga õelad on otse kui mässav meri, mis ei saa rahuneda. Ja mille veed kobrutavad kõntsa ja muda. Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal. Me võime ennast lasta inspireerida kas taevast või põrgust, headusest või kurjusest, omakasust või võimalusest hoolida teistest. Ja missuguse valiku me teeme, see paraku nii ongi. Ja selles mõttes ka need arengud, mis meil praegu poliitikas käivad, millest Eenok siin alguses rääkis, need on tegelikult väga ohtlikud arengud selles mõttes, et Jumal ütleb päris mitmes kohas kindlasti oma sõnas, et millise valiku inimesed teevad, selline lugu saabki nendel olema. Näiteks juba Joosua raamatus ütleb Jumal rahvale, valige, missuguseid jumalaid te tahate teenida. Kas neid või teisi või kolmandaid, mina ja minu pere, meie teenime Jehovat. Ja kui inimesed siis otsustavad, millise valiku nad teevad, siis Jumal ütleb nii olgugi. Jumal näiteks pakub oma sõnas oma soovitusi. Annab oma nõu, kuidas käituda, kuidas elada, kuidas olla. Aga kui ta näeb, et inimesed teevad ikka teistsuguseid valikuid, siis ta ütleb hästi. Kui teile ei sobi minu tahe, sündigu siis teie tahe. 5. Moosese raamatus juba üsna lõpus ütleb Jumal, ma panen su ette valiku, kus ühel poolel on valida elu ja teisel pool on valida surm. Ta annab nõu, vali elu, aga see on ainult nõuanne, sa võid valida ka surma. Sa võid valida rahu, aga sa võid valida ka rahutuse või koguni sõja või vastuolud või soovid ära kasutada ja nii edasi. Rahurada nad ei tunne ja õigust ei ole nende jälgedes. Nad teevad oma teerajad kõveraks. Ükski, kes käib nende peal, ei tunne rahu. See oli Jesaja 59:8.
kas ei ole piibel täpne kirjeldus meie inimeste olukorrast, üldisest olukorrast? Õelatel ei ole rahu. Rahurada nad ei tunnegi üldse. Nagu eespool veed kobrutavad kõntsa ja muda, igasugust saasta, igasuguseid skandaale, igasuguseid tülisid ja riidusid, oi kui tuttavad need meile on. Me elame tõesti rahutusmaailmas. Ja üks rahutuse allikas on see, et tehakse oma teerajad kõveraks meelega. Minnakse teerada mööda, kus tundub, et peaks saama kasu. Aga üks paratamatu kaaslane sellisel valikul on see, et ei tunne rahu, ei saa rahul olla. Võid küll saavutada oma eesmärgid, võid teistest üle sõita ja neid ära kasutada, aga rahu, seda sel teel ei saavuta. Perekonnas, töökeskkonnas, ühiskonnas on õeluse ohjeldamiseks kehtestatud teatud reeglid ja kord. Ilma selleta me lihtsalt ei saa, Martin Luther ka õpetab selle kohta juba, on tarvis seda maist valitsust ka, mis ohjeldab inimese patusust, muidu lihtsalt see läheb üle igasuguste piiride. Need reeglid ja kord on selleks, et kõigil oleks võimalikult hea ja turvaline elada ja seal on möödapääsmatu, et tuleb teistega ka arvestada, mitte ainult enda kasule vaadata. Paraku reeglid tekitavad kiusatuse neist üle astuda, neid ignoreerida, trotsida. Selle taga on suurustamine, üleolekutunne. Minu jaoks reegleid ei kehti. Mina tean ise paremini, mis ma teen. Ei kirjuta mulle midagi ette. Võib-olla ei öelda seda nii räigelt ja rangelt ja valjusti välja, aga just selline suhtumine on selle taga. Sellele kõigele lisandub aga märkamatult üks pagas, jutumärkides pagas. See pagas on rahutus. Vajadus ennast tõestada ja õigustada, teisi maha teha ja süüdistada, sellega kaasneb hirm, et ega äkki vahele ei jää, ega äkki välja ei tule, ega ei saa äkki paljastatud. Palju rahutuse põhjusid, ega keegi ei näe või teada ei saa. Ja inimesed ise on sellega nii harjunud, et nad ei märkagi seda, nad mõtlevad, et see ongi normaalne elu. Teine rahutuse allikas on hirm tulevaste sündmuste ees. Mis siis saab, kui? Mis siis saab, kui juhtub üks või teine või kolmas asi? Muide, Jeesus ise ütleb Luuka 21:26, et kui igasugused sündmused, millest ta räägib ja ennustab maailma peale, hakkavad tulema, siis võtavad need isegi nii tõsise kuju, et inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest isegi taevaväed ei ole enam kindlad, neid ka kõigutatakse. Mis siis rääkida abielust ja sellest ja muust sarnasest. Ja mure toimetuleku pärast, mis ma söön ja mis ma joon ja kuidas mu pensionipõlv peaks olema ja nii edasi. Jesaja raamatu 30. peatükis 15 ja 16. Nõnda ütleb Issand Jumal, Iisraeli püha, pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud. Kui oleks rahu ja lootust, siis võiks ennast palju turvalisemalt tunda. Kuid te pole seda tahtnud, vaid ütlete, ei, me põgeneme hobuste seljas. Ja jälle Jumal kinnitab inimeste otsuse, sellepärast peategi põgenema. Ja nobedal ratsul tahame sõita, võtta kasutusele kõik meetodid, mis me vähegi saame oma huvides. Aga Jumal ütleb, et te ei põgene oma probleemide eest, teie jälitajad on ka kärmed. Sa võid teise kohta minna, aga see ei tähenda veel sugugi rahu, kui probleemid jäävad lahendamata. Me teame, et Iisraelis on tervituseks sõna shalom. Shalom alechem, rahu teile. Ja Araabia maades salam aleikum, rahu teile. Seal on maailm nii rahutu, et rahu on ilmselt tähtsaim asi, mida soovida. Eestlane soovib tervist, tervist pidavat olema kõige tähtsam. Seal on rahu kõige tähtsam ja seda soovitakse ja kui tullakse rahu sooviga, siis see tähendab, mul ei ole halbu kavatsusi, me võime ennast tunda turvaliselt, suhelda ja rääkida.
Sellesama tervitusega tervitas ka Jeesus oma jüngreid, kui ta oli surnuist üles tõusnud ja jüngrid ei teadnud, mida arvata ja mida uskuda, siis oli ta ise nende keskel ja ütles sellesama sõna neile. Ja piiblis me leiame juba üsna algusest peale palju kordi, kus minnakse rahuga oma teed. Või ka sõjast tullakse tagasi rahuga, sest vaenlased on võidetud. Samuel läheb kord Iisai juurde poega kuningaks võidma ja kui ta sinna Petlemma tuleb, siis kõigepealt küsitakse, kas sa tuled rahuga. Tähendab, oli ka oht, et tähtis mees võib tulla, ei tea millega, äkki mingi sõjaga. Või tuleb meelde teine moment, kui kuningad lähevad sõtta. Jumala prohvet ennustab, et sa saab seal sõjas surma, siis üks kuningas arvab, et hästi, ma lähen käin sõjas ära ja siis tulen rahuga tagasi ja siis õiendan sinuga arveid. Ja prohvet vastab, kui sa rahuga tagasi tuled, siis ei ole Jumal minu kaudu rääkinud. Aga juhuslik nool leidis selle suurustaja üles, tabas teda ja ta ei tulnud rahuga tagasi. Aga see on üks näide selle kohta, kuidas sõna rahu piiblis kasutatakse. Nii et selliseid väljendeid piiblis. Täna aga on meie teemaks rahu Jumalaga. Ka siin on tegemist suhtega, aga seekord mitte inimeste vahelisega, vaid suhte teiseks pooleks on Jumal. Ühel pool on inimene, teisel pool Jumal. Kuidas inimene ja Jumal omavahel läbi saavad? No sellest oli juba juttu, et sõda Jumalaga. Ja see sõda muidugi ei lähe alati avalikuks ateistlikuks sõjaks. See on ka täiesti olemas. Aga see on, kuidas öelda, võistlus sellele üle, kumma tahe jääb peale. Soov Jumalat ignoreerida. Ja muide, seda soovi me näeme piiblis juba tihtipeale Vana Testamendi Jumala teenistuse ajal. Jumalat teenitakse küll, ohvrid tuuakse ära, rituaalid täidetakse ära, laulud lauldakse ja nii edasi. Aga kui Jumal tuleb oma prohveti läbi ja ütleb, et võtke nüüd kuulda ka, mis ma teile räägin, siis mõnel juhul öeldakse otse välja, ei, seda me teha ei kavatse. Ja sinu sõnu, kui Jumala sõnu meie vastu ei võta. Meil on oma plaanid juba valmis, meil on oma programm juba paigas, selle me viime täide. See on sõda Jumalaga. Ja kusjuures see on usklikud inimeste sõda Jumalaga. Nad on nõus Jumalat tunnistama küll, aga täitku Jumal meie soove ja vastaku meie ootustele. Sellist sõda on tänapäeva maailmas ka päris omajagu. Ja kui muidu ei aita, siis unustame piiblist teatud kirjakohad lihtsalt ära, on üks võimalus. Või teine võimalus, seletame need ümber. Või ütleme lihtsalt, et need olid vanasti niisugused arusaamad. Paulus pani oma arusaamad kirja. Meil on oma arusaamad ja kuna meie oleme palju kaugemale arenenud, siis me oleme loomulikult palju targemad. Ma ei tea. Mul on olnud kahtlus nende probleemide juures, ma põikon nüüd kõrvale, et kurat on Jumalaga jälle kihla vedanud, nii nagu Hiobi üle kunagi. Hiobi kohta ütles Jumal, vaata, kui Jumala kartlik ta on ja kurat ütles, et pane ta proovile ja vaata, mis siis välja tuleb. Ja mul on mõttes olnud kahtlus, et Jumal on kuradile ka viimase aja usklikude kohta öelnud, vaata, kui tublid nad on, hoolimata põhjasõdadest, hoolimata nälgadest, hoolimata kommunismist, hoolimata kõigest, nad ikka kummardavad mind. Ja kurat vist on vastanud, et anna mulle võimalus. Ma ajan nad nii segi, et nad ei saa sellest ka enam aru, kas nad on mehed või naised, rääkimata millestki muust, mille üle võib rohkem vaielda. Ma ei tea, see on minu mõte, kas see paiga peab, ei oska öelda, aga tundub küll, et selles suunas asjad arenevad. Ja esmane reaktsioon ongi, et ei õudus, kuidas niimoodi. Siis hakatakse mõtlema, et mine sa tea, võib-olla tõesti. Ja lõpuks jõutakse järeldusele, et see on hoopis armastus ja kes tohib seda hukka mõista. See oli kõrvalepõige. Aga kõik see näitab seda, et Jumal ja inimene ei saa mitte kõige paremini läbi, isegi siis, kui usutakse Jumalasse. Ikka peaks Jumal meie tahtmist tegema, mitte meie tema tahtmist. Aga sellel teel ei tule rahu, vaid tuleb rahutus.
Ütlesin vahepeal, et meil on vaja reegleid ja korda selleks, et enam-vähem mõistlikult toime tulla. Ja kui me räägime rahust või rahutusest Jumalaga, siis me tegelikult peame alustama juba üsna piibli algusest, Eedeni aiast. Seal andis Jumal ka reeglid. Üks asi on keelatud, kõike muud võid teha. Ükskõik, kas võtame seda sõnalt või sümboolsena, vahet ei ole, ta räägib samast asjast. Sellest, et Jumal ütleb ühte, aga inimene teeb teist ja muide paneme tähele, et kuradi pakkumised on inimesele alati paremad kui Jumala pakkumised. Näiliselt muidugi. Kui Jumal tuleb ja hirmutab, et sellest puust ei tohi sa süüa, muidu sa sured. Paneme niisuguse emotsiooni ka veel juurde, et asi oleks mõjusam. Siis kurat tuleb ja ütleb, ärge muretsege, pole häda midagi, kõik on hästi, ei teie sure. Hoopis targaks saate, avastate midagi, mida te ennem ei teadnud, saate ise lausa jumalaks. Teete ise omale seadusi ja korda ja ei ole mingit probleemi. Nii et kelle tahe peaks peale jääma, et oleks rahu. Eedenis tuli rahutus sellest, et astuti seadustest üle. Jumala piirangust astuti üle. Tuli sõnakuulmatus, tuli üleastumine ja mis siis tuli? Siis tuli hirm, rahutus. Jumala hääl kuskilt justkui kostis, poeme ruttu peitu, sest me oleme alasti. Aga tänapäeva inimene muidugi ei taha seda tunnistada, et ta on alasti. Ei, me oleme uhked riided omale valmis teinud ise. Vahel küll räägitakse, et kuningas on alasti, aga las kuningas olla, meie oleme ikka nii enam-vähem. Sõnakuulmatus ja üleastumine, selle tagajärjel hirm. Tuli hakata ennast varjama, teisi süüdistama, viigilehti otsima ja kokku õmblema. Rahutus. Rahutus oli ka Jeruusalemmas, kui Jeesus ise selle keskel oli. Ja üritas sellele rahu pakkuda. Kord jõudis ta Jeruusalemma lähedale ja ilmselt nägi, milline saatus seda ootab. See oli nii karm saatus, et ta nuttis linna nähes tema pärast ja ütles, kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Seda ütlust tuleb rakendada palju ja palju rohkem. Tegelikult terve inimkond, kes ei ole Jumala valgusest osa saanud, ei mõista, mis nende rahuks tarvis on. Meie ka ei pruugi mõista. Meiegi võime arvata, et sündigu meie tahtmine, Jumala abiga ka. Siis on rahu, siis on hästi. Ei. Mis peaks tegema ja olema selleks, et rahu saada? See on meie silme eest peidus. Rahust on piiblis väga palju juttu. Juba esimeses Moosese raamatus näeme, et inimestel on erinevad huvid, eesmärgid, mis tekitavad ka omavahelisi pingeid. Vahel saavad asjaosalised siiski rahulikult kokku leppele ja lähevad oma teed rahuga, näiteks kas või Jaakob ja Laaban. Pinged on, aga neist saab üle. Jumal tuli ja sekkus ka selle huvides asjasse. Teinekord läheb ka sõjaks ja sõjad pole tegelikult muud kui omavaheliste suhete klaarimise karmim viis. Et oma tahet maksma panna ja teiste arvel kasu saada. Sõjadki lõpevad piiblis sageli tõdemusega, et vaenlased on võidetud ja tullakse rahuga tagasi või minnakse koju. Nii et väga palju piiblis tõesti juttu rahust. Aga sõja võib ju võita ja koju võib ju minna, aga kas seal kodus ootab tingimata rahu? Oleneb suhtumistest. Tõeline rahu allikas on Jumal. Ja ma usun, see meile kellelegi üllatus ei ole. Psalm 29:11 ütleb, Issand annab tugevuse oma rahvale. Issand õnnistab oma rahvast rahuga. Ehk rahuallikas on Jumal. Igal Jumala teenistuselgi on lõpus soov, Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Me vajame rahu.
Jeremia raamatu 33 ja 6 ütleb issand ise, vaata, ma toon temale paranemist ja tervist. Ma teen nad terveks ning ilmutan neile rohket rahu ja tõtt. Jumal tuleb ja ütleb, ma teen terveks, ma parandan ja ilmutan rahu ja tõtt ja rohkesti, mitte napilt. Aga seda peab ilmutama, muidu me ei saagi sellest osa, muidu me peame oma mõistusega seda üritama leida ja see tuleb veel rohkem rahutust ja veel rohkem sõdasid. Galaatia 5:22 ütleb, et rahu on vaimu vili. Selleks, et see üldse tekiks ja sünniks, on tarvis Jumala vaimu. Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, need 3 kõige esimesena ja terve hulk muid asju veel peale selle. Kolossa 1:22, Jumal on Kristuses lepitanud iseenesega kõik, nii maapealsed kui taevalised. Kristuse lepitus puudutab rohkem kui ainult maailma ja maakera. Tehes rahu tema ristivere läbi. Jumal on lepitanud ja teinud rahu tema ristivere läbi, see on rahu tõeline allikas, aga selle juurde peab tulema selleks, et sellest osa saada. Allika juurde peab minema, allikas sinu juurde ei tule. Jumal küll on tulnud meie juurde, aga ikkagi me peame tulema, nagu Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete. Tulge, teie peate tulema. Jesaja raamatu 9. peatükist on meile hästi tuntud kirjakoht. Meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus, siis antakse talle rida nimesid ja viimane nendest on rahuvürst. Jeesus Kristus on see, kes toob rahu, kuigi ega temaga ka rahulik ei pruugi olla, sest teises kohas ütleb ta ise, ärge arvake, et ma olen tulnud rahu maa peale tooma. Lihtsalt niisugust head rahulikku olekut, kus kõigil on hea, mingeid vastuolusid ei ole. Pigem ma olen tulnud tooma sõda, sest sõjakas maailm ei taha Jumala rahu vastu võtta. Lihtsalt ei taha. Aga seal, kus ta vastu võetakse, ütleb seal samas edasi, suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Vägede issanda püha viha teeb seda. Muide, see püha viha, see on tihtipeale Jumala rahva poolt, mitte tema vastu. Kui Jumala vihast rääkida, siis võib tekkida tunne, et oi, Jumal on minu peale vihane ja kuri ja tal on põhjust ka. Ma olen nii halb või patune või midagi taolist, aga seal eriti Jesaja raamatus kasutab Jumal oma viha selles mõttes, et ma tulen vihaselt oma rahvale appi ja toon oma pääste. Võib ka nii öelda. Nii, et Jumal tuleb ja teeb seda kohtu ja õigusega. Ja ta tuleb ja parandab rahu kaugel ja lähedal olijale, Jesaja 57:19, ütleb issand, ja ma parandan teda. Olles siin koos, ma usun, et Jumal tahab ka meile täna anda rahu, õpetada meile rahu teed, ilmutada seda rohket rahu ja tõtt, kuidas seda leiab ja kuidas seda saab. Ja tuleks öelda igaks juhuks, et seda rahu, Jumala antud rahu ei leita idamaise meditatsiooni teel, sellega, et ma lihtsalt jään rahulikuks, sulgen silmad ja hakkan kas siis ennast tühjendama igasugustest mõtetest või millelegi heale mõtlema. Seda ei leia enesesse keskendumise teel, kujutledes, et ma olen jumalik olend, ainult see teadmine on mul kaduma läinud. Tuleb see uuesti avastada, siis on rahu majas. Ma olengi Jumal. Tegelikult jah, ega inimene ei ole jumalikkusest kaugel, sest ta on Jumala näo järgi loodud. Selles mõttes võiks öelda, et me oleme sugulased Jumalaga. Me oleme küll Jumala lapsed, isegi kui me oleme Kristuse vastu võtnud. Oleme jumalikud olendid selles mõttes, aga me oleme rikutud ja inimeses ei ole rahuallikat. Ja mingi meditatsiooni ega mõtistusega seda ei leia, kui see ei lähe Jumala radadele.
ühest raamatust, mida olen lugenud soome keeles, Kurun kuolema või Kuru surem, räägib see noor mees, kes harrastas hinduismi. Ta oli väga niisuguses ranges ja sügavas hinduismis kasvanud ja noore mehena juba oli teiste guruks. Rääkis, kuidas ta rahu püüdis leida, kuidas ta selleks mediteeris ja mida ta kõike tegi, nii nagu hinduismis seda tehakse. Aga kui pärast tädi tuli ja talle midagi ütles, mis talle närvidele käis, siis teda häiris väga, kuidas see rahu oli otse kohe läinud ja suur vihastamine tuli selle peale. Ükskord oli niisugune moment, kus selles majas kasutas üks onu ka rasket tõstekangi, kus suured raskused peal olid. Tädi jälle talle midagi ütles, ta võttis selle tõstekangi, nii ta kirjutab ise ja tõstis, et virutab sellega talle pähe. Siis taipas, et appi, mida ma tegemas olen, laskis selle kukkuda, see kukkus läbi põranda, see oli nii raske, ise ta põgenes üles teise tuppa. Leinas seal terve selle päev otsa, ei tulnud sealt välja öösel, siis kui teised magavad, siis tuli välja. Tädi muidugi oli surnud kahvatusele juures. Ta ütles, ma tean, et ma ei jaksa seda tõstagi üldse. Ja proovis ja tõesti ei jaksanud, see oli ikka seal põranda sees, kuhu see oli kukkunud. Ja see oli talle suur traagika, et ma ju taotlen rahu, kuidas ma siis rahu ei saa, kuidas niisugused asjad majas on. No see on lihtsalt üks tegelikust elust võetud näide, nii nagu asjaosaline ise seda kirjeldab. Nii et kui me tahame rahu leida, siis tuleb selleks pöörduda sinna, kus rahu saab, kus rahu pakutakse. See rahu on Jumal ise. Ja neid rohtusid, neid on rohkem, aga üks rahi on see, kui Jesaja raamatu 48. peatükis 17 ja 18 on kirjutatud. Nõnda ütleb Issand su lunastaja, Iisraeli püha. Mina olen Issand su Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik, kes sind juhatab teele, mida sa pead käima. Me inimesed mõtleme, et me teame, mis me tahame ja see on väga hea. Ka abielu mõiste muutjad arvavad, et nad teavad, mida nad tahavad ja see on hea. Või siis on nad ära ostetud, ei tea. Siin ütleb Jumal ise, mina olen Issand, sinu Jumal. Selle üle võiks pidada terve jutluse, ma üritan lühimalt hakkama saada. Mina olen Jumal, kes sulle õpetab, mis on kasulik. Seda peab meile kõigepealt üldse õpetama. No jälle tuletan meelde kas või seda sama, et kui oled kellelegi võlgu, siis anna andeks. Aga õiglustunne ei taha andeks anda. Õigus peab olema. Maksma peab, kui oled eksinud. Issand õpetab, mis sulle on kasulik ja juhatab sind teele, mida sa pead käima. Jumal juhatab küll, aga kas meie tahame kuulata ja järgida? Ja edasi ta ütlebki, kui sa ometi oleksid tähele pannud mu käske ehk mu juhatust, siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus oleks olnud otse kui merelained. Selle kirjakohaga on mul üks väga isiklik lugu. Ma olin noor mees. Otsisin Jumalat, olin usuasjades aktiivne, palvetasin ka. Ja teatud hetkedel Jumal tuletas mulle meelde, et mu elus on asju, mis kardavad valgust. Mitte hirm suuri asju, nagu paljudel on, et terve elu on läinud lausa pimeduse ja põrguteed. Nii hull asi ei olnud, aga oli näiteks vanematel arusaamine, et kommunistlik võim on meie käest kõik ära võtnud, kui me natuke kuskilt tagasi näppame, see ei ole mingi patt. Mina olin ka selle tarkuse siis omandanud, aga otsides Jumalat, olin ühesõnaga siit sealt üht-teist näpanud niisugust, mis ma teadsin, et kellelegi otseselt maksma ei lähe, nii et ikka viisakas ja korralik, mitte mõni halb paras. Ja ühe korral palves tuletab Jumal mulle meelde, et inimesed, kes on uslikuks saanud, on taolised asjad üles tunnistanud ja tagasi viinud. Tegelikult peaks mina tegema seda sama. Oi, see tundus võimatu mõte. Eluaeg võiks siia viisaka poisina tuntud ja see ei tule välja. Mul oli kombeks igal õhtul palvetada. Seekord, aga mõte oli nii tugev, et tõi lausa higipullid otsa ette. Ikka väga tõsiselt.
Ja see päev lõpetasin palve lihtsalt ära, läksin magama nagu ikka, järgmine õhtu jälle, nagu mul kombeks on, laskusin põlvili, et nüüd ma hakkan oma palvet pidama, õhtupalvet. Aga teate, enne kui ma jõudsin ühtki sõna öelda, ütles tema mulle, seekord juba kuuldavalt, vaikselt küll, aga just nii valjusti, et ma ei saanud seda enam oma mõtteks pidada. Ma ütlesin sulle, mis sa pead tegema. Kui sa seda teha ei taha, mis sa siis tuled mu ette? See tuli mõtete tasandil, aga see oli tegelikult Jumala jutt. Tema pani selle südamesse. Ja teate, meil on palju niisuguseid juhtumeid, kus Jumal on pannud meile õiged mõtted südamesse ja see ongi tema jutt. Ja teisest küljest võib kurat tulla meie juurde ja panna samuti meile oma mõtted südamesse. Ära hooli, anna minna ja nii edasi. Ja meie otsus ja valik on, mida siis teha. Minu valik oli ka. Ja tookord sain aru, et mul ei ole muud teha, kui see on ainuke tee ja tunnistasin, et kui teisiti ei saa, siis ma tahan seda teha, aga palun anna mulle ise selleks jõudu. Nii see asi läks edasi ja siis oli hiljem veel niisuguseid lugusid, kus oli mõnede inimestega halbu vahekordi ka oma külas ja Jumal pani südamele need ka läbi käia, andeks paluda seal ja niimoodi. Ja kogu see aeg, kui ma pidin seda tegema, see oli mingi 2-3 kuud umbes, kui see kestis, tulid järgmised asjad meelde või jälle vaja kuskil käia. Helises mul kogu aeg peas ööd ja päevad seesama salm. Et sa oleksid mu käske täitnud, siis oleks su rahu olnud kui jõgi ja su õigus kui merelained. Et sa oleksid ja nii edasi ja nii edasi. Mitte närviliselt, mitte halvasti, mitte kuidagi pingesse panevalt, aga kogu aeg. Kui sa ometi teeks seda, mis ma sulle ütlen, siis oleks tulemus see. Ja nii tõesti, kui ma siin elan, see sündis. See ei olnud kerge selle all, aga teate, tagantjärgi ma olen olnud Jumalale, olen siiamaani väga tänulik, et see on üks parimaid asju, mis ta on mu elus teinud. Täiesti tõsiselt ja ilma naljata. Ja see tema tõotus, su rahu oleks olnud kui jõgi ja su õigus kui merelained. Teate, kui ühtegi inimest ei pea enam kartma, mitte millegi ees ei ole hirmu, et äkki tuleb välja või äkki jään vahele. See on midagi, seda ei ole võimalik sõnadega kirjeldada. Ei ole mõtet üritadagi. Kes on midagi sellist kogenud, see saab aru. Kes ei ole, peab lihtsalt uskuma või siis mitte uskuma. Aga nii, et see on üks rohi rahutuse vastu. Tunnista oma halvad asjad üles, too need valguse kätte. Ja kui sina tood need valguse kätte, siis Jumal hoolitseb selle eest, et need kaovad ja siis on rahu. Teine asi ongi, mida Jumal soovitab, pattude tunnistamine. Nii kaugu me olukordi süüdistame, teisi süüdistame ja nii edasi, nii kaugu me rahu ei saa. Aga kui me oma patud tunnistame, siis on Jumal ustav ja õige, et ta annab meile andeks ja teeb meid puhtaks. Teame väga hästi seda, eks ole. Ja kui tema annab andeks ja teeb puhtaks, siis on selle koha pealt rahu. See on raske meie uhkusele. Piinlik on tunnistada. Tahame ju korralikud ja eeskujulikud kõik olla, eks ole. Usklikud on eriti. Aga andestus ja puhastus, Jumala andestus ja Jumala puhastus toob rahu. Mitte ainult Jumalale ei ole tarvis patte tunnistada, vaid kui on asjaosalisi inimesi, siis tuleb ka neile tunnistada. Ja muide siin kõrvale põigaks, mida küll peavad tegema need inimesed, kes on abielus, aga teevad kõrvale hüppeid. Sellega ei ole võimalik Jumalat teenida nii kaua, kui see pole avalikuks saanud või toodud. Tuleb sellega arvestada, midagi teha ei ole. Ja aeg ei kustuta neid asju. Üles tunnistamine kustutab. Ja sellised asju on veel. Kui patukoorem on seljas, siis ei saa rahu olla. Sa võid küll unustada ja üritada üle olla, kuidagi toime tulla, aga ei. Avalikuks tulemisele ja andestusele järgneb rahu ja siis Rooma kirja 5. peatükis öeldakse, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga ja Jeesuse Kristuse läbi, mitte meie endi või muu läbi.
Kolmas asi, mida nimetaksin, mis rahutuse vastu aitab, on usaldus. Usaldus Jumala vastu, usaldus Jeesuse Kristuse vastu. Ta ise ütleb, ärge muretsege oma toimetuleku pärast, mis ma söön ja mis ma joon ja mis ma selga panen ja mis pensionist saab ja kuidas ühe asjaga või kuidas teise asjaga, äkki kaotan töö ja nii edasi. Vaid nõudke esmalt Jumala riiki, siis tõotab Jumal, et ta hoolitseb ka meie asjade eest. On keegi öelnud seda, mitmed inimesed ilmselt, et kui sina võtad Jumala asjad oma südame asjaks, siis tema võtab sinu asjad oma südame asjaks. Ja see vahetuskaup on meile väga kasulik. Rahus ma heidan magama ja uinun, sest sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama. Kui hea vahekord on Jumalaga. Jeesus ise ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Ja seda ta ütleb samal ajal, kui ta seal samas ütleb, seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Neid asju, mis ta rääkis seal. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Mitte see rahu, et sul ei ole enam probleeme või ahistusi või asju, mis võivad juhtuda, vaid sellest hoolimata tema annab oma rahu ja see ei ole enam inimlik rahu, vaid see on midagi palju suuremat ja kõrgemat. Siis õiglus on üks asi, mida tasub taga ajada ja mida Jumal kõrgelt hindab. Ja 132, 17-19 ütleb, ja õigluse vili on rahu. Õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Mitte ajutine, hetkeline, vaid püsiv. Ja mu rahvas elab rahu elu asemel. Kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse, katastroofid ja jubedad asjad käivad üle, siis minu rahvas elab kindlal rahu elu asemel. Jumala rahu ei sõltu välistest tingimustest, vaid südameseisundist ja seosest Jumalaga. Veel üks asi on alandlikkus, uhkuse vastand. Psalm 37 ütleb 11. salmis, ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Uhkus ja tähtsus on rahuvaenlased meile. Aga nii, et me leidsime siin siis nüüd 5 asja või 6 asja, mis on nii-öelda rohirahutuse vastu. Aga rahu saavutamiseks tuleb ka ise midagi teha, tuleb Piiblist välja. Psalm 34:15 öeldakse, hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Mitte ainult oota, et kukub ise kuskilt sulle kaela rahu või tekib kuidagi, vaid otsi rahu ja nõua seda taga ja hoidu kurjast ja tee head selleks. Samamoodi 37:37 psalmides. Aga mis siis, kui sa oled elanud ülekohtuselt ja asju valesti teinud? Jesaja raamatu 1. peatükis annab Issand nõu pärast seda, kui ta kirjeldab, kuidas Jumala teenistus käib ja Issanda õuesid tallatakse ja mida kõike tehakse. Ohvreid tuuakse ja Jumal küsib, kas minul on neid tarvis? Ja ta ütleb seal hoopis, peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast, õppige tegema head. Jumala rahvas ei oska isegi teha head, sa peab õppima alles. Aga õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut. Jälle alusta inimestest. Ja kui sa oled inimestest mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju, see on sotsiaalsed asjad, mis peavad ka korras olema, kui tahad, et rahu oleks. Ja ilma selleta ei ole rituaalsel Jumala teenistusel mõtet. Jumal ütleb, see on nagu kära või lärm, mis mu kõrvad ees on, ma olen tüdinud sellest. Ja siis, kui see on tehtud, siis tule Jumala juurde. Tulge nüüd ja seletagem isekeskis, sina ja mina, ütleb Jumal. Ja ta tõotab, et kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks ja kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Küsimus ei ole selles, kui suured patud on ja kui palju on need eksinud. Jumal ütleb, sellest kõigest saab üle, kui sa tuled ja kui me seletame ja kui sa õpid seda, mida vaja. Üks minu jaoks väga kõnekas tänapäeva prohvet on Rick Joyner,
keda ma tõsiselt hindan. Tal on raamatud Põrguväed on rünnakul, Võitjad ja lõik, kus 2 esimest on kokku võetud raamatus Viimane otsing. Aeg ei võimalda siin sellest pikemalt rääkida, aga ta oli lühidalt öeldes palunud, et ta oli vaimulik töötegija juba ja ta palus, et Jumal kisuks tema elus ja töös halastamatult maha kõik selle, mis Jumala ees nagunii püsima ei jää, kui ükskord asi kohtusse jõuab. Kui tuleb aruandmispäev. Ta palus seda püsivalt, soovis seda ja Jumal vastuseks kinkis talle ühised nägemused, millest ta ongi need raamatud kirjutanud, kus ta kohtub inimestega, kohtub Jeesusega, võitleb kõike seda. Ja temaga oli nüüd niisugune lugu, et selle kõige keskel sattus ta muu hulgas ka Kristuse kohtujärje ette. Ta valis ise selle tee. Algu tundis selle eest kohutavat hirmu, kui ta nägi seda ust või teed, mis sinna üldse viib, aga lõpuks tundis, et see kisub teda või tõmbab teda kõige rohkem, siis ta läks sinna. Esialgu oli täiesti pime, aga siis edasi minnes hakkas minema järjest valgemaks. Muide pime sellepärast, et kogudustes ei õpetata Jumala kohtumõistmisest. See on täiesti tume teema. Jumala armastusest me kuuleme igal sammul ja lepitusest ja lunastusest ja sellest, kuidas Jumal kõike head meile pakub ja annab, aga Jumala kohtust. Kui palju olete teie kuulnud kuskil? Mainitud mõnikord saab ja siis on ka hirmujüdinad, et ei tea, kuidas me sellest kohtust küll läbi saame. Tema oli seda palunud ja Jeesus ise ütleb talle ühel hetkel, see on üks kõige targemaid palveid, mis sa üldse oled palunud. Ja ka see oli ka muide Jumala poolt juhitud või talle südamele pandud. Siis sinna kohtujärjele järjest ligemale minnes ta kohtab terve hulga inimestega, kes on varem juba elanud ja surma läbi lahkunud, kes tulevad ja jagavad talle oma kogemusi, mida nad on hästi teinud, mida nad on halvasti teinud. Kuidas nad on oma võimalusi puudulikult kasutanud ja nii edasi, räägivad oma eksimustest ja vigadest, mis nad vaimulikku tööd tehes oli teinud. See on kõik andeks antud, nad on osa neist küll rumalate näitsitena, aga ikkagi valguse riigis. Ja selles kõiges ei olnud hukkamõistmise õhkkonda ega meeleolu, vaid lihtsalt paljastati elu ja motiive ja tõsiasju nii, nagu need tegelikult olid. Muide, Jeesus isegi ütleb seal, et kui ma kohut mõistan, siis ma ei taotle õigeks mõistu või hukkamõistu ega hukkamõistu, vaid tõe esile tulemist. Nii, nagu asjad tegelikult on. Meie inimeste üks suur puudus on juba seda, et me üritame asju väänata. Kas siis enda kasuks, kas tõe poole või vale poole. Aga kuulates teiste kogemusi nägi ta korduvalt, kuidas ta ise on teinud samasuguseid vigu, kuidas ta ise on samamoodi suhtunud. See tõi kaasas väga sügava kahetsuse, lausa appikarjumise. Ei olnud lihtne olla kõige eest täiesti paljastatud, sest seal ei olnud võimalik mitte midagi varjata, isegi mõtteid. Mõtete tasandil käis isegi suhtlemine, ei pidanud tingimata üldse midagi ütlema, vaid ta mõtles midagi, tekkis mõttes mingi küsimus ja juba tema saatja vastas talle sellele mõttele. Niiviisi käivad vaimu maailmas asjad. Need on nähtamatud, aga tegelikult täiesti reaalsed. Meie hulgas ka. Tunneme, kus on hea suhtumine, tunneme, kus on halb suhtumine. Tunneme, kus on aus jutt, tunneme, kus on varjatakse midagi, eks ole, kui me järgi mõtleme. Nii, et seal ei olnud võimalik midagi varjata, ka mitte mõtteid, aga teisalt ütleb ta, see oli kõik väga vabastav. Ja pärast ütleb Jeesus ise talle, kui ta temaga juttu ajab, seistes kohtujärje ees, olles kõik need vestlused ära teinud, tundsid sa end vabama ja turvalisemana kui eales varem, sest sul polnud enam midagi varjata. Sa tundsid end kindlamana, sest sa teadsid, et mu kohtud on tõelised ja õiged. Teda isegi vahepeal ei huvitanud, kas mind mõistetakse õigeks või hukka kõigi nende vigade juures, mis ma olen teinud. Peaasi, et tõde tuleb päevavalgele. Ja siis tuli vabadus ja see ongi see, mida ma ise ka siis kogesin, kui olin, ma ei ole kahjuks alati olnud Jumalale niimoodi sõnakuulja, oi kui kalliks see läheb. Aga olgu sellest ma muidugi meelsamini ei räägi, aga tookord, kui ma seda kuulasin, see oli täpselt seesama tunne, mul ei ole mitte midagi karta, kõik on kõigile avalik, mulle võin vabalt kõigile silma vaadata, et teate, see on võimas, see on sõnul kirjeldamatu. Rahu, mis on otse kui jõgi ja õigus kui merelained.
Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus, oleme kuulnud, eks ole. Õigus, rahu ja rõõm. Ja kui meil rõõmust puudu on, siis ehk on puudu millestki veel enne seda. See võiks meid juhtida rahu teele otsimisele. Jumala rahu on reaalne ja kogetav muide, enda jaoks ja teiste jaoks. Luuka 10.5, kui Jeesus saadab oma jüngrid välja nii-öelda praktikale, siis ta ütleb, kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt rahu olgu sellele kojale ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga selleks peab olema vaimulikult puhas ja tundlik, muidu kui me oma rahutuses elame, siis me nähtavasti ei pruugi märgatagi seda üldse. Olge ikka rõõmsad issandas ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele, issand on lähedal. Ärge muretsege ühtegi, see on jälle rohi rahutuse vastu, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks, teades, et ta hoolitseb teie eest. Ja Jumala rahu. Mitte inimlik rahu, vaid Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge, ütleb natuke varasem tõlge, mitte päris viimane. Seda arvestage, ütleb viimane, ja sellele mõelge. Mis te ka olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, Paulus julgeb lausa seda eeskujuks seada. Seda tehke ja rahu Jumal on siis teiega. Mitte automaatselt ja nii kogu aeg, tahame või ei taha, mõtleme või ei mõtle, vaid kui te ise tegelete õigete asjadega, siis on rahu Jumal teiega. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu väes. Ma ei hakka isegi kirjakohti lugema, niikuinii on need meile kõigile tuttavad, aga tasub meelde tuletada. Lõppeks, vennad, olge rõõmsad, seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu. Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna ja olge tänulikud. Aga rahu, issand ise, andku teile rahu alati ja igal viisil. Issand olgu teie kõikidega. Aamen. Kas palvetame? Kallis isa taevas, me täname sind, et sina oled rahu Jumal. Sina kuulutad rahu, sa oled meile saatnud rahuvürsti, sa näitad meile rahu teed. Sa näitad, kuidas pääseda rahutustest ja probleemidest ja leida rahu, mis on ülem kui inimlik mõistus. Issand, me täname sind selle kõige eest ja palume, et sinu rahu võiks saada ka meie osaks, et asjad, mis tekitavad rahutust, saaksid klaaritud ja puhastatud. Ja et sinu tahtmine võiks hakata sündima ka meie igaühe elus ja südames. Ja sinu rahu võiks meid hoida, õnnista selleks meid kõiki. Ja me täname sind, et sina oled ustav, sa teedki seda.